järgmiseks tegelikult hakkame me sellist asja tegema nagu kõhu hingamist. Kohe seletan lähemalt, mis see tähendab, mõni juba oskab. Nüüd me hakkamegi pöörame tähelepanu sellele, kuidas siis kõhu hingamine käib. Ja kõhu hingamine aitab meid sellistel hetkedel, kui me tunneme, et kuidagi me oleme natuke ärevil või stressis. Näiteks ei saa õhtul magama jääda, sest et mõtlen, et homme on kontrolltöö. Näiteks siis võib kõhu hingamisest meile väga palju abi olla. See, kui me hakkame niimoodi hästi rahulikult ja aeglaselt hingama, ütleb meie ajule, et oht on möödas, aeg on rahuneda ja siis meie keha rahuneb ja selles mõttes aju rahuneb ja me saame end palju lõdvestunumalt tunda. Ehk siis üks väga mõnus tööriist, mida me siis kõik koos nüüd katsetama hakkame. Ja selle jaoks ma palun, et te ühe käe paneksite kõhu peale. Ja hingamine hakkab meil käima siis niimoodi, et me hakkame hingama nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Ja nüüd te võite ette kujutada, et teil on siin kõhus üks õhupall, see on praegu tühi. Ja kui ma nina kaudu hingan sisse, siis ma proovin selle õhupalli täis saada, ehk siis nagu kõht läheb niimoodi välja. Kõht välja, välja, välja. Ja suu kaudu õhk välja ja kõht sisse. Proovime korraks veel. Nina kaudu proovime õhu sisse saada. Ja suu kaudu õhu välja. See võib olla alguses natukene selline teistmoodi ja see on väga okei. Me alles katsetame, eks ju, me proovime teha, et kuidas see on. Nüüd ma hakkan lugema rahulikult sekundeid, et me hingame 4 sekundit sisse ja 4 sekundit välja. Hoia ikka kätt siin kõhu peal, et ei läheks meelest ära, et me tahame just siia kõhu sisse kõik selle õhu hingata ja siis me tahame kõhu seest selle õhu kõik välja saada, eks ju. Kas te olete valmis alustama? Võtke enda jaoks hästi mugav asend sisse, kui sa tahad natuke niimoodi nõjatuda toolile või mõni tahab võib-olla püsti tõusta selle jaoks, see on ka väga lubatud. Et võta mõnus asend sisse ja proovime nüüd rahulikult hingama hakata. Niimoodi, et nina kaudu sisse, puhume selle õhupalli siin kõhus täis ja suu kaudu õhk välja, eks ju. Ja alustame. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja viimast korda veel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nii, läks kohe hästi vaikseks selliseks. Mis te arvate või kuidas te end praegu tunnete? Kas see harjutus tegi natuke uniseks? Rahustas kohe täitsa maha, on ju? Siit veel. Just, ja täpselt see selle harjutuse eesmärk ongi, et sa keskenduksid ainult sinu hingamisele ja ei keskenduks parasjagu sellele, mis siis muud mõtted või tunded peas on, eks ju. Ja see harjutus mõjubki täpselt sellisena. Mis te arvate, millal te koolipäeva jooksul näiteks sellist harjutust võiksite teha? Millal sellest kasu võiks olla? Kui sa kardad midagi, ja kui on hirm millegi ees. Kui on kontrolltöö tulemas, absoluutselt, kas vahetult enne kontrolltööd võiks ka veel laua taga proovida katsetada seda? Ja absoluutselt.
ja et kui suur eksam on tulekul, et siis jälle saab rahulikult hingamisega endal muremõtted peast pühkida. Ja kas veel mingeid mõtteid, millal võiks kasutada kõhu hingamist? Kõik rahunesid. Täielik lõõgastus. Kas teil on mingeid ettepanekuid, kuidas seda kõhu hingamise harjutust näiteks teinekord võiks teistmoodi teha? Pikali võiks minna, absoluutselt, jaa. Kas võiks näiteks mingi asja ka kõhu peale panna, et siis ma nagu näen, millal kõht tõuseb ja millal ta langeb, eks ju? Kuidas? Siis peab pikali olema, just. Ja vot, siin on juba neid mõtteid, just. Jah. Aga väga tore. See on nüüd üks harjutus, mida te saate koos teha, saate omaette teha. See on teie jaoks nüüd olemas ja oskate seda teha. Väga mõnus. Sellega on see mäng läbi saanud.